hommikust, tere hommikust. Ma olen Triinu. Mina viiblen siin, mida ma teen iga hommiku. Kui ma laivis ei ole, siis ma teen ikka. Ma lihtsalt tulen korra siia, teen sulle võib-olla selle koha võib-olla natuke selgemaks, et teile ka osad kliendid kirjutasid, et nad ei näe nagu uusi võimalusi. Ja miks me ei näe uusi võimalusi, sellepärast, et me näeme ainult seda, kus on meie mõtted, kus on meie fookus, aga sa ei näe uusi võimalusi, sellepärast, sest sa ei ole andnud enda sisemaailmale seda käsku. Sest ega ärevuse ja depressiooni kerime me inimestena ju ise. Sellepärast, et me oleme kuskil energeetiliselt kinni. Ja siis see mõte, mis meie sees on umbes, et ma ei tea, ma ei saa ja ma ei jõua ja ma ei jaksa ja mis kõik on paha, ja siis me kerime iseennast tegelikult väga kiiresti sinna negatiivsusesse. Ma olen selles osas meister olnud täiega, et nüüd ma selles mõttes jagan teistele inimestele teadmisi, et keegi enam sellist olukorda endale ei looks. Ja ma arvan, et inimesed on täna teadlikud, et selleks, et uusi võimalusi näha, on see koht, et sa ütledki, universum, näita mulle uusi võimalusi. Ja kui sa selles mõttes nagu tõstad oma nina kõrgemale, siis sa hakkad ka uusi võimalusi nägema, et mine loodusesse, et siis sul tulevad uued mõtted, ja mõnikord on see energiaring, see lõks on nii suur, et sa kogu aeg nagu tiirutad ühe koha peal. Sa tiirutad kogu aeg ühe koha peal ja ei saa nagu edasi, ei saa aru, miks see nii on. See ongi see pool, et sa ei ole teadnud, milline on järgmine samm. Sest kui me elame selles mustrites, kus siis, mida esivanemad on ju kandnud, mida me oleme siis epigeneetiliselt üle võtnud, elu on raske, bla bla bla, siis meil on aeg see nagu kannatus vabastada endas. Et raha tuleb raske tööga ja kõik sellised asjad, et need on, ma arvan, ühed keha lõhkuvamad uskumused, sellepärast, et kui mina voodist välja ei saanud omal ajal, siis alaselg. No mis on alaselg? Alaselga ju kogunevadki negatiivsed nagu tööuskumused ja rahauskumused ja siis inimestel valutavad alaseljad. No ma pidin ikka väga tugevalt seda kogema, et ja ärevus ja depressioon veel peale kauba, et enne kui sellest illusioonist nagu läbi näha. Nii et see tähendabki seda, et hakata uusi võimalusi nägema, on see pool, et sa annadki endale täna selle koha, kus sa ütledki, et universum, näita mulle uusi võimalusi. Näita mulle, sest kogu see maailm, kus me elame, on kõik elav. Seda, mida sa mõtled, tunned, seda sa endast välja lood. Nii, et kui sa tahad selles mõttes uusi võimalusi näha, siis mängi seda mängu, sest see ongi see koht, kus sa hakkad nägema, et näita mulle uusi võimalusi. Kui sa tunned, et see töö ei paku sulle enam või sa oled ennast ka kerinud sellisesse olukorda, kus sa ei taha enam seda tööle minna, sul on viha tekkinud. Vihaga me tegeleme nüüd 6 aja pärast, täpselt 6 aja pärast hakkame sellega tegelema, sest mina olin selles pimeduses nii palju, et ma olin tige nagu herilane ja ise nagu lõin selle olukorra, sest seda viha oli minu sees nii palju. Ja
ma hakkasin lööma lapsi, ma olin selles mõttes ikkagi väga tige. Ja need on minu väga valusad õppetunnid, sellepärast et kui sa oled löönud, siis see tähendab ka seda, et sind on löödud. Nii et ja siis see viha ja valu on seal sees, mida me hakkame neid juurikaid või neid sündmusi otsima. Teeme läbi need protokollid, et iga inimene saaks selle vihapoisi sealt lahti, sest see ongi see konflikt, mis on meie sees. Konflikt, mis on meie sees ja siis see elab oma elu, see elab võitluses. Ja siis sa võid tunda, kuidas see päikesepõimik kuumab. Ja selles mõttes, et sellega me tegeleme täpselt siis, kui sa tuled programmi. Et sest tugeva energiaga inimesed on nagu need, kes siis loovad endale kõige rohkem kannatusi, sest nad on lihtsalt nii võimsad. Aga inimene tegelikult, kes on kannatuses, arvab, et issakene, aga tegelikult sa oled ülivõimas. Sa oled ülivõimas, mida sa kõike võid suuta luua, mida sa oled loonud endale. Ja nüüd on siis see koht, et sa lood ennast selle tagasi, et sa lood tagasi selle koha, et sa tuled oma väesse. Et sa ei ole enam seal vihas, vaid sa saad aru, et sina oled väärt armastust. Nii et kui need illusioonikihid kõik ära kukuvad, siis sa jõuad sinna kihti, et mina olen väärt armastust. Ja sellega me tegeleme juba nädala aja pärast, kui ma hakkan lahti võtma, hakkan rääkima sulle südametšakrast. Südametšakrast, ehk siis see ongi tõde. Sina, mina, kõik inimesed on väärt armastust. Ja armastus teeb imesid. Armastus teeb imesid. Armastus paneb inimese särama. Nii et kui mina saan ju võrrelda ainult iseendaga. Vanasti ma võrdlesin ennast teistega. See on lubamatu. See on täiesti lubamatu. Aga täna ma võrdlen ennast iseenda vana minaga. See tähendabki seda, et täna ma võin öelda, et armastus teeb imesid. Sellepärast, et sa vabastad lahti endast need kohad, mis tegid sulle haiget ja tood sinna asemele armastuse, siis armastus teeb imesid. Minu vana mina, ma olen ju neid pilte näidanud siin, issakene mükka ma olin. Nii et selles mõttes ma ütlen ausalt, et kõige parem töö on iseendaga. Sa ei võrdle ennast, sa hakkad enda valu kogu aeg vabastama ja see kergus, mis sisse tuleb, tahaks kõigile jagada seda. Nii et ehk siis energiakeskuste puhastamine, päästamine, kui sind see huvitab, siis kirjuta mulle otse. Nii et selles mõttes mina jagan, kuidas siis saada ühendust iseendaga. Ja tegelikult ongi selle teekonna nimi, kui sa oled täna ka keerulises olukorras, ongi teekond iseendani. Ja mina ise olemine. Ja tegelikult on täiesti turvaline olla mina ise. See on väga äge. Nii et soovitan kõigile. Aga nüüd ma teen harjutusi edasi, Moša tuli ka siia mul. Ja ma teen harjutusi edasi, sellepärast, et alaselg, need ju kõik ju magades, ühesõnaga kõik luud ja liikmed, ma kõik panen, venitan välja ja siis mul on mõnus olla. Ja siis ma hakkan vett jooma, nii et vesi ka, vesi. See on iga hommikune, mul on nagu väga kindlad rutiinid, sellepärast, et ma olen näinud, et kuidas see on muutnud minu keha. Just nagu nüüd. Ja muidugi treening, täna õhtul teen ma suuremat trenni, eile ma ei teinud, eile ma ainult lõin. Ma ei saanud arvuti tagant ka välja. Ma panin neid programme kokku, nii et selles mõttes ülilahe, mis on elus võimalik. Ma olen nii tänulik. Aga mõnusat pühapäeva. Tšauka!